Tähelepanu, valmis olla, start ja alustame oma ülevaadet Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumist. Okei, mina nüüd spordireporter ei ole, aga spordimuuseumis võin korraks selleks saada küll. Kuid enne muuseumi teisele korrusele jõudmist tuleb all koos lastega teha ära kõik jõu- ja elunumbrid. Ma ei valeta, kui ütlen, et juba see algus siin oli muljet avaldav. Kusjuures muuseumi püsinäitus Eesti spordilugu pakub tõesti avastamisrõõmu tervele perele. Ma pole varem käinud muuseumis, kus on nii suured atraktsioonid, kuid pärast selle muuseumi külastust ma ei kujutakski ausalt öeldes ette spordimuuseumit, kus ei saaks ennast kas või pisut proovile panna. Olgu selleks siis diisleri kommentaatoriboks, interaktiivne korvpall, male või bobikelguga sõitsmine. See muidugi oli väga lühike nimekiri, sest võin julgelt öelda, et interaktiivseid tegevusi on siin tõesti igale maitsele. Kui väiksemad millegagi süvendatult tegelesid ja oma muuseumi külastust eriti meeldejäävaks kujundasid, siis oli suurtel samal ajal rohkem aega lugemiseks ja uurimiseks. Nii ei kuulnud me kordagi neid ütlemas, kas me juba võiksime edasi liikuda. Muidugi jõudsime ka ise peaaegu kõiki tegevusi proovida. Nüüd aga jõudsime kuulsuste halli, mis oli selline mõnusa piduliku tundega ruum. Edasi liikusime siit avatud hoidlasse, mis oli justkui selline jahe kamber, kust võis leida väga väärikaid ja ka vanu esemeid. Seejärel jõudsime jälle esimesele korrusele, kus panime esmalt proovile inimlaua jalgpallis. Kas sa tead, kui palju energiat on vaja, et Tamme staadion ärkaks ellu? Meie ei teadnud, aga saime seda ise proovida. Pumpasime ja tootsime energiat ning saime osa ägedast installatsioonist tuulejalka. Edasi saime näha ja kogeda, millised spordialad panevad loodust proovile ja mõelda näiteks, kas ja kui vajalik on medal ning kui palju tekib plastprügi sportimisel. Tõdesime, et on täiesti õige väide, et looduses oled sa külaline. Nüüd olime 2 korrusele tiiru peale teinud ja liikusime alla, kus tutvusime ajaloolise sõudenäitusega ja ajaloolise näitusega Tartu põleb. Keldrikorruse keskaegsete müüride vahel saime teada, et sajandeid tagasi sai siit lähedalt alguse suur tulekahju, milles enamus Tartust hävis. Oma külastuskäigu lõpetasime aga taas esimesel korrusel, kus proovisime vehklemist ja veetsime veel aega ajaloolises võimlas. Kui sa tahaksid ka nüüd natukene muuseumis minu kombel köiel rippuda või üle kitsa hüpata, siis soovitan sul võtta oma pere kaasa, varuda vähemalt 2 tundi aega ja tulla Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumisse.